Tere õhtust, kallid inimesed! Täna siis esimene saade Kõne Pulsi eetris ja oleme täna külaliseks kutsunud sellise toreda tütarlapse nagu Siiri Rae, kes on ise pärit Torilt ja elab seal. Ja tema persoon on üles kerkinud seoses sellega, et ei ole vist kellegile võõras, et tuulikutest räägitakse meil hästi palju praegu, või mitte tuulikutest, vaid elektri tootmise tuugenitest räägitakse meil hästi palju üle Eesti. Ja tema siis käis ühel rahvakoosolekul ja tõstatas sellise väga huvitava teema, et on tegemist meil naiste rahvaga, kes tänases saates räägib hoopis autodest. Nii et tere tulemast Siiri saatesse! Tere ka minu poolt. Soovin siis teiega jagada sellist uut teemat või muret, kuidas kellegi jaoks, et mis asi see elektriauto üldse on. Et kui tähele panna või kui paljud üldse teate täpsemalt elektriautost. Minul oli esimene kokkupuude 2 aastat tagasi, kui ümberringi kõik räägivad, et elektriauto on nagunii tulemas ja meil on muideks 2035 on siis Eestil jätkuvalt plaanis, et kõik autod oleksid elektriautod aastal 2035. Ja siis sellest tulenevalt hakkasingi mõtlema, et see aeg on ju üsna varsti käes, et selle mõttega harjuda. Aga esimesed sellised probleemid või see mõte hakkas hägustuma, kui ma päris konkreetselt, et okei, ostame elektriauto. Ja kodus meil oli parasjagu siin elektritööd, oli elektrik maja peal ka ja siis ma küsisin, et panen see laadija ka juba sinna valmis, et eks ma siis siin lähiajal selle elektriauto pean ära ostma. Ja ta hakkas viisakalt mõtlema. Oota, ma küsin vahepeale seda, et sa ise elad muidu kas linnas või elad sa kuskil maapiirkonnas? Mina elan Pärnu linnast 2,5 kilomeetrit, nagu need on, need eeslinnad sellised. Tallinn Ikla maantee ääres. Minu kodus, kus juures on 2 kilomeetri kaugusel, võib-olla isegi natuke vähem, on siis Eesti üks kõige vingem tankla, kus on kõige võimsamad laadijad. Et nagu väga super variant on siit laadimas käia. Aga elektrik siis nagu ütles selle peale, kui sa tahtsid seda laadijat sinna koju saada? Ta naeris. Ma küsisin, miks sa naerad, et milles siis, mis mõttes, et vool ju on, et meil on 16 amprit majapidamine ja meil pandi samal hetkel päikesepaneele katusele. Sellepärast elektrika toimetas ja mõtlesin, et aga veel geniaalsem, et päikesepaneelid ja pistad aga pistiku auto taha ja justkui saaksid nagu tasuta sõita. Siis esimene oli muidugi see, et ega siis see päikesepaneelist laadimine, päike paistab ju päeval. Ja autoga ma sõidan ju ka päeval, ma lähen kas tööle või ei ole kodus taga. Aga ka see on tegelikult väike asi kogu selle suure probleemi juures, et tegelikult on niimoodi, et elektriautode laadimiseks on tootja poolt pakutud 11 kilovatine laadija. Ja kui füüsikat teada, siis 11 kilovatine laadija võtab ikka üsna palju voolu. Mina olen füüsikas siukene, võib-olla ei olegi kõige suurem sõber ja ma arvan, et võib-olla paljud vaatajad ka ei ole, et palju see 11 kilovatine siis nagu voolu võtaks? Kui nüüd ainult 11 kilovatti ampritesse panna, siis see on üks ühele oleks 50 amprit, aga majapidamises ta niimoodi ei lähe üks ühele sedasi, vaid meil on elektrik tegi minule selgeks, et sellist laadimist nagu pakub tootja, et 11 kilovatine laadija, õhtul paned laadima, et ta sul hommikuks täis laeb. See võtab 7,2 tundi, on 11 kilovatiga laadimist, aga see vajab 32 amprit voolu. Minul on vaja 12 amprit. Et topelt rohkem oleks siis ampreid vaja?
jah, et nii lihtne see ongi. Et sa võid selle uhke laadi endale koju osta, paned sinna garaaži seina peale, võid endale auto sinna pistikusse panna, aga asi on selles, et sinna ei tule voolu. Voolu lihtsalt ei tule. Et selle võrra sa hakkad ootama. Ma saan aru siis sellest ka, et kui on see 32 amprit paned, ütleme, kui paneks omale 32 amprit seina peale ja auto paneks laadima, siis samal ajal sa peaksid pesumasina ja külmkapi välja lülitama. Vot selle 32-ga sa juba nipitaks välja, et 16 ampriga sa peaksid et pesu pesta ei saa. Hea, kui keegi duši all ei käi, süüa ära tegema hakka, sest et kui sul on hommikul vaja autot, siis ta ei lae ära. Aga ma ei ole nagu kuulnud, et sellest räägitakse. Meile räägitakse, et osta auto ära, sõida koju, pane laadima, kõik. Ja et laeb nagu, et öö otsa laeb, on ju, väga tore on ju, aga kui sinna voolu ei tule, siis ta ei lae ööga seda ära. Nii lihtne see ongi. Et mul on siin nüüd seoses selle ettekannetega loomulikult olen saanud igasugust tagasisidet, et kiita väga palju, olen sõimata saanud, et miks ma sükest juttu räägin, et saab laadida ikka. Siis üks tänuväärt saatis mulle ühe oma kuu logiraamatu, kuidas ta siis laeb on ja mida ma seal logiraamatus vaatan, on see, et ta laeb niimoodi, et ööga näiteks laeb 37 kilovatti ja nagu tilgutab. Sedasi 20 kilovatti, 19 kilovatti, et iga õhtuga niimoodi tilgutab hommikuks, et piltlikult öeldes see tähendaks niimoodi, et kui ma täna sõidan diiselautoga, mul on 50-liitrine diiselkütuse pakk ja kas te kujutate ette, et ma käin iga päev tanklas ja tangin näiteks 3 liitrit, 8 liitrit, vastavalt sedasi, kuidas ma sõita nagu tahaksin, on ju. Mulle ei tundu see mõttekas, et ma näen mõtet, et kui mul on elektriauto, et siis ma saan seda kodus laadida täisvõimsusel niimoodi, et ma tulen õhtul koju, 11 kilovatti panen laadima, hommikul võtan täisakuga auto. See oleks igati loogiline ja palju sinna neid kilovatte nagu ühe auto aku sisse üldse nagu läheks? Umbes keskmiselt. Ja, sellega on nüüd niimoodi, et täna turul olevad autod keskmiselt on siuksed aku mahutavus. Vaat seal on nüüd 2 erinevat asja, et on auto võimsus ja aku mahutavus. Et kui autot tahad osta, siis esimene asi, mida vaadatakse, et oi kui võimast on, et kas ta kiirendab ja siuke äge pill. Aga see teine tähtis asi on nüüd see aku suurus. Piltlikult öeldes suurus, kui suur see aku siis on. Keskmiselt on nad täna siuksed 80 kilovatti, on 100 kilovatiseid ja see tendents on ju autotootjad nagu teevad seda akut ju suuremaks, et see kilometraaž suureneks, siis on vaja suuremat akut. Aga lihtne loogika on nüüd see, et mida suurem on mul aku, seda rohkem on ju vaja seda laadida. Ma just küsisingi selle pärast, et aru saada nagu sellest vahest, et see on tõesti tundub nagu 3 või 5 liitrit paneksid sinna diiselkütust autopaaki sisse ja teeks siis mingi 10–20% on võimalust üldse ööga nii-öelda kodus nagu laadida oma auto aku täis ja see, et sa sõidad seal poes kuskil ära, kui sa tahaksid praegu Torilt näiteks sõita Narva, siis see oleks ilmselgelt võimatu, seda ei ole võimalik mitte kuidagi nagu teha. Jah, et see üldkilometraaž on nagu teine teema, et kui auto täna üldse, mis pakutakse, on ideaaltingimustes siuke 500–600, enamjaolt nad pakuvad siuke 400 kilomeetrit, aga sealt võta veel nagu maha, see oleneb kõik ilmastikust, kui palju sul on inimesi autos, et elektriauto on hästi tundlik selles osas, et nii kui need parameetrid muutuvad, siis sinu läbitavus võib oluliselt lüheneda. Aga vot see on ka siuke hea jutt, see on muideks, ma olen 2 elektriauto kasutusjuhendit lugenud, mida ilmselt meesterahvas ei tee mitte kunagi. Et ma olen aru saanud, et kasutusjuhendid toodetakse naisterahvastele, nemad peavad nad alati ilusti läbi ja seal on muideks ka selline lause,
teie sõiduulatus tunduvalt väheneb. Aga mina küsin nagu, et mis tähendab tunduvalt? Kas ma saan Narva või ma ei saa sinna? Ma ei tea seda. Elektriautodega on siis selline elustiil tuleks kaasa, et ma tegelikult mitte kunagi ei tea, kas ma jõuan lõpuks kohale või ei jõua. Et neid muutujaid on nii palju ja see eeldab ka täisakut, et mul täis laetud aku. Ja veel üks pisike konks on selles, et aga nagu aru saada, seda akut täis ei saagi. Et müüja poolt on soovitus selline, et kui sinul on aku mahutavas, näiteks võtame nüüd, et on 100 kilovatti on sinu aku mahutavus, siis tootja soovitab mitte seda täis laadida, vaid kuni 80%, sest et see viimased 20% on ajamahukas. Ta nagu justkui topib nagu seda voolu sinna sisse. See võtab aega ja siis öeldakse, et aga laadige kuni 80%, et see ongi väga tore, sobib. See säästab ka akut, seal on ilmselt see aku niisugune hoidmine ka, et sa ei lõhuks teda nagu julmalt, et laed siis kuni 80% ja siis soovitatakse mitte sõita ka tühjaks, sul peab jääma 20%. Ehk siis me sõidame igapäevaselt tegelikult ju 60%-ga ju. Ja nüüd, kui sul on auto kui sa ostad autot, sul on müügiargument on see, et see auto sõidab 600 kilomeetrit. See on 100%, aga sa sõidad iga päev 60%-ga, mida soovitab tootja. See sõidu ulatus. Siin on juba selline väike konks sees. Siis teine oluline konks on selles, et tootja, lugedes kasutusjuhendit, ei soovita käia nendes tanklates kiirlaadijates. Sellepärast, et kiirlaadija laeb sul autot pool tundi ja sa saad aku täis, aga ta laeb seda nii kiiresti, et see ei ole soovitav seda kogu aeg teha. Et need autod, elektriautod, sõiduautod on kontseptsioon on selles, et sa ikkagi laed seda kodus. Aga nüüd me jõuame jälle ringiga tagasi, et kodus ma ei ole suuteline seda laadima. Mul ei ole voolu. Ja okei, ostan siis juurde. Ma pean ostma juurde, kui mul on 16 amprit majapidamine, see on Eestis täiesti tavaline keskmine majapidamine. Eriti uuselamurajoonides, vanades majades on ka suuremaid, aga nad on kogu aeg tahtnud neid ampreid võtta tagasi osta ja kes on andnud, kes ei ole andnud. Et ärge andke ampreid tagasi, me ei tea, mis tulevik toob, ärge seda tehke kindlasti. Siis, aga kas te teate, et kui ma täna tahan osta 16 amprit juurde, siis 1 amper, kui palju maksab 1 amper täna? Ma peast enam ei mäleta, aga ma siin hiljaaegu ka just vaatasin, aga see oli ulmeline summa oli. See on mingi ulme summa. Ma arvan, et mingi vähemalt 1000 eurot on 1 amper või midagi sellist. Ei, õnneks nii palju ei ole. Hetkel on 404 eurot on 1 amper. Aga mul on sellisel juhul, kui on 16 amprit majapidamine ja 32 oleks selline tervislik elamine elektriautoga. Aga see on 1 auto. Mitu autot tavaliselt peres on? No 2 ikka, jah. Eriti kui lihtsalt väljas veel elad. Jah, täpselt. Et minul on lapsed, kellel on ka juhiload veel kodused siin, siis meil on maja ees 4 autot. Ma ei tea, kas me tõmbaks sellisel juhul tulevikus nagu loosi, et kes täna õhtul laadima paneb? Ei, ega siin tsiteerides ühte tuntud poliitikut tuleb vist nentida, et ikkagi palju produktiivsem oleks sellises olukorras sõita kasti jalgrattaga. Ja, meie kliimas ja jah, mis ma ikka ütlen. Ma räägin siin produktiivsusest selles mõttes, et kui on nagu ilmselge, et seda voolu nii palju ühele eramule nagu ei saa, et isegi 2 autot nagu regulaarselt kasutada. Ja kui see regulaarne kasutamine on ainult
60%, siis see tähendab seda, et sa saad tegelikkuses selle autoga saad nii-öelda täislaetud akuga saadki sõita siis põhimõtteliselt ju paarsada kilomeetrit päevas ja mitte rohkem. Ja siis sa pead teda jälle nii-öelda terveks ööks nagu laadima panema. Ja siis sa saad kodus tegelikult ainult mingisugune 20% heal juhul saad nii-öelda seda aku täituvust, sest teistmoodi ei olegi võimalik. Kui kaua läheks nagu aega, et see aku siis nii-öelda reaalselt kodus nagu päriselt täis ka laadida? Mis voolu sa silmas pead? Seda tavalist 16 amprilist majapidamist või? No näiteks, jah. Et siis ma kohe sulle ütlen, et nii, ütleme, et kui sa, selle elektriga on selline asi veel, et need, kellel on kodus praegu elektriautot, nad saavad seal kuidagimoodi hakkama, neile sobib see, siis pannakse vahele sellised elektrilised seadmed, mis nagu piiravad. Ehk siis, et kui mul on tõesti, tähendab, et on eelistatud pesumasin, pliit, kõik see majapidamise asjad on eelistatud ja siis, kui jääb nüüd nagu voolu üle, siis ta lükkab selle autosse. Mis on tegelikult eriti kummaline, et ega ma siis ausalt öeldes ju hommikul ei tea, palju mul autosse lõpuks voolu läks. Kui ma tahan elada oma normaalset elu, et okei, kõik mis üle jääb, läheb autosse, aga kui palju siis sinna läks, sest ma ju ei tea, kas ma tegin, kaua ma süüa tegin, kõik see asi nagu ja üleüldse saab mind nagu hulluks mingisugune rehkendamine kogu aeg. Et kas me 21. sajandil siis oleme jõudnud sinna, kus ma pean ma ei tea, kella vaatama või mõtlema, et mis siis nagu on ja on need inimesed, kes seda õudselt rehkendavad, ega nad rehkendavad veel seda börsihinda. No, see on väga õudne. No, ma olen ise ka, mul on lapsed väiksed on kodus ja siis öeldakse, et rehkenda seda börsihinda ja vaata, kuna on odavam teha. Aga no, minu argument on alati see, et ma saan aru, et kell 4 öösel on võib-olla odav elekter, aga andke andeks, et ma ei saa siis lapsele süüa teha, sest ta tahab juba palju varem. Tal on vaja hommikul puhtad riided selga ära panna ja nii edasi, et see lihtsalt väga paljudel juhtudel ei ole ilmselgelt võimalik üldse mingit börsihinda jälgida, sest lihtsalt sa tahad süüa ja pesta ju tahad. No esmavajadused, mina tahan öösel magada. Ma ei pane öösel pesumasinat tööle. No sorry, lihtsalt ei tee seda. Ehk siis tavaelu juurdes sa küsisid, et kaua siis laeb on, et kui sa oled nõus 8 amprit andma autole, mitte 8 amprit, siis see on 45 tundi. 2 ööpäeva. Jaa. Ehk siis tegelikult need, kes lähevad näiteks maale vanamaa juurde elektriautoga, seal on tavaline väike vool, on ju, siis ega see ongi nädalavahetuse projekt. Reedel Tallinnast lähed maale ja siis pühapäeva õhtul hakkad tagasi sõitma ja siis nipa-napa jõuad Tallinnast tagasi. See on päris lood, need on päris lood. Aga see on siis ainult sellisel juhul, kui sa tõepoolest annad nii-öelda poole, eks selle 8 amprit annadki selle autole. Aga võib ju olla niimoodi, et sul on seal rohkem tarbimist ja siis auto ei pruugigi üldse täis ära saada, ka isegi selle 45 tunniga. Ei, no loomulikult ei saa. Ja kas sul maamajades, palju seal üldse voolu on? Lihtsalt suvemajad kuskil, et seal on, paned veekeet ja taha viskab juba korgid välja. Ega on küll, jah. Mul on endal maakodu ja seal on 16 amprit ja seal on, sa pead ikka väga hoolega jälgima seda, et mida sa nagu sisse lülitad. Kui sul on pesumasin ja veekeet on nagu ühel ajal sees, siis viskab korgi välja küll, jah. Et see on nüüd nagu see päriselu selle elektriautoga. Ja siis, miks ma sellest üldse nagu hakkasin rääkima meie nendes ettekannetes, kus me räägime sellest tuleenergiast, siis asi, millest ei räägita, on see, et aga kui me nüüd kõik päriselt hakkaksime sõitma elektriautodega. Okei, kujutame ette, et ampritasu on 0 eurot on ja mina võtan 32, naabrimees võtab 32 on ja kõik me siin elame rajoonis, siis teate, tegelikult meil ei jagu ju mitte kellelegi voolu. Meil on vooluvõrk on ju nii üles ehitatud, et seal seda läbi laskmist nagu voolul ei ole olemas. Need kärssavad ära need juhtmed. Et elektrilevi ei võimalda, kui me peaksime hakkama kõik elektriautodega sõitma, siis elektrilevi tõstab käed üles, et sorry, meil ei ole võrku.
No see on ilmselge, sest ma olen siin ju väga palju on sellest juttu olnud ka, et kui inimesed tahavad omale koju panna seal näiteks 20 kilovatilist päikeseparki, siis selleks, et liitumist saada nii-öelda Eesti Energia poolt, sa pead maksma miljoneid eurosid selleks, et on vaja alajaamad, kõik igasugused mingid kaablid on vaja ümber ehitada, ma isegi ei tea kõik, mis on, aga kuskil 10 miljoni kanti on nii-öelda see liitumistasu, et see on 20 kilovatti nagu päikesepaneelide puhul, et no ilmselgelt meil ei ole sellist praegu taristut olemas, kus siis nii palju nagu voolu saab, et see on kindlasti väga suur probleem. Ja kuidas kortermajad, et kujuta ette need elamurajoonid, et mismoodi see nagu reaalselt, see on nii läbi mõtlemata, see on absurd. Vot ma just lugesin Õhtulehes, kui nüüd mälu ei peta, oli üks artikkel, ma kahjuks pealkirjast nagu kaugemale jõudnud suurt, aga selle artikli mõte oli nagu see, et tulevikus ehitatavad kortermajad, et kehtestatakse nüüd selline nõue, et peab siis olema nii-öelda valmidus elektriauto laadija paigaldamiseks, et tuleb see nii-öelda kaabeldus nagu ära teha. Aga see on juba ise küsimus, et kaabli sa võid ju panna, kus sa selle voolu võtad. See on tõesti müstika. Et need siuksed püstakud või asju me võime neid siia ju vorpida siia iga tänava nurga peal, aga küsimus on see, et kust see vool sinna tuleb. See on nagu veekraan, et sa võid iga nurga peale panna veekraani, aga kui vett ei ole, siis vahet ei ole, kui võimsa veekraani sa paned oma, ma ei tea, tahad kasta hoovi, siis vett ei ole, mis me siis teeme? Vaata, mul praegu selles mõttes hakkab nagu natukene võib-olla pilt selgemaks ära minema seoses nende tuulikutega, et vahepeal ma lihtsalt mainin seda, et Siiri on käinud nii mõnelgi rahvakoosolekul, kus siis on nendest elektrituulikutest nagu juttu olnud ja seal oma mõtteid avaldanud, et see ongi nii-öelda see koht, kus ta neid ettekanded on teinud. Aga see pilt minu jaoks nagu selgemaks läheb sellepärast, et kui meil on olnud nendest tuulikute nii-öelda rajamisest siia Eestisse on olnud juttu, siis on ju millegipärast on toodud välja selline number, et ausalt ma nüüd peast ei mäleta, sest see oli praegu täitsa eksprompt niisugune nii-öelda fakt, mida tahan esile tuua, aga ühesõnaga, et prognoositakse, et siin lähiaastatel oleks meie Eesti elektri nii-öelda tarbimine peaaegu, ma ei julge öelda, et nagu 10 korda, aga võib-olla 5 korda suurem, et see oli äkki mingisugune praegu, ma tõesti numbreid ei tea peast, aga see oli ikkagi mingi kas 2,5 või 3 või 4 korda nagu rohkem, kui praegu seda tarbitakse. Ja kui küsimus oli selles, et milleks meile nii palju nagu seda voolu siis vaja on, siis ega keegi täpselt seletada ka ei osanud, aga nüüd ma saan küll aru, et põhimõtteliselt tõepoolest, et elektri tarbimine võib Eestis minna 5 korda või isegi rohkem nagu suuremaks ära, kui kõik inimesi sundida elektriautoga nagu sõitma ja seda voolu siis ei ole nagu kuskilt võtta ja no vaevalt, et need tuulikudki tegelikult aitaksid. Ma toon sulle siin ühe sellise keskmise, see on välja arvutatud muideks, et siin nüüd natukene täpsemaks, siis näiteks on tehtud selline arvutuskäik. Kõigepealt ma ütlen, et see on tehtud nüüd niimoodi, et meil on Eestis, kohe ma ütlen, Eestis on siis hetkel, ütleme, et Eestis on 750 000 autot, mis sõidavad. Ja kui me nüüd need on selline arvutuskäik, et kui me need paneme elektri peale, siis kõigepealt ma ütlen, et Eesti elektritoodang aastal 2024 oli 6 teravatti tundi. Nii. Eesti tarbimine aastal 2024 oli 8,4 teravatt tundi. See on nüüd meie tarbimine, mis meil praegu on. Kui me need tähendab meie autopark konverteerime nüüd elektriautodeks, võtame keskmise elektriauto aku mahutavuseks 80 kilovatti, mida laetakse siis 11 kilovatt-tunnise laadijaga, mis laeb ühe öö, see on siis 7,27 tundi, üks öö, et see täis saada. Ja keskmiselt, see on välja arvutatud niimoodi, et siis ka läbisõidu järgi, kui palju Eestis, see on nüüd tehtud 2019 aasta autode läbisõit Eestis. Selle läbisõidu põhjal tuleb niimoodi, et keskmine sõiduauto Eestis, kui ta oleks nüüd elektriauto,
peab seda täislaadimist, seda 11 kilovatist laadimist tegema siis 4 korda kuus. See on siis 49 korda aastas, mis teeb nüüd kokku, et meie elektritarbimine autode põhjal tõuseks 46% Eesti elektritarbimisest tuleks juurde. 46%. Kus me võtame selle? Aga see on, kus me võtame, aga kuidas sa neid autosid laed, sest seda võrgustikku ei ole, neid kaableid või juht, või kuidas te tahate neid nimetada, need ei ole, noh. Nii lihtne see ongi. Ma just jäin mõtlema, et siin ei piisaks vist isegi, et kuigi meil praegu nii-öelda arendatakse seda mõtet, et tuumajaam ikkagi võiks Eestile tulla, et elektrivajadus nagu ära katta, aga ma arvan, et sellisel juhul peaks rajama meile mitte ühe, vaid suisa 2 tuumajaama ja see oleks ainult tuumajaam, mis garanteeriks meile selle elektri olemasolu, aga samas meil ei ole taristut ikkagi, mis seda elektrit nagu inimesteni nagu viib. Et see on, tundub, et EOS sükene väga ilus projekt ja väga läbi roosade prillid, aga reaalselt seda nagu tegelikult teostada ei ole kunagi võimalik, vähemalt seni kaua, kui mul ei ole põhimõtteliselt kõik elektrikaablid Eestis välja vahetatud. Aga sellepärast sakslane juba ütleski, et nemad loobuvad sellest. See on absoluutselt igal pool Euroopa riigis, see on ebareaalne. Ma olen sellega täiesti nõus, et sinu juttu siin kuulates, et see on tõepoolest ebareaalne, et seda ei ole võimalik isegi kõige paremate tahtmiste juures ei ole seda võimalik kuidagi ellu viia, isegi ma ei tea, etappide kaupa kuidagi, et kuidas sa ütlesid, 2035 peaksime kõik sõitma nagu elektriautodega, 10 aastaga me sellist projekti sinna nagu ei vii, et vaadates Eesti riigi eelarve nagu suurust ja see, kuidas me peaks kogu selle raha tegelikult ära kulutama siis ainuüksi juba elektritaristu nii-öelda uuendamise peale ja selleks ajaks peaks olema tuumajaam juba valmis. Ma tean, et keskeltläbi kiiremad tuumajaamad on maailmas ehitatud umbes 7 aastaga, aga siin on vaja ikkagi igasugused keskkonnaprojektid ja nii edasi, uuringud ja kõik on vaja teha ja koht välja valida, et 7 aastaga kindlasti ei saaks. Et ühesõnaga, me ei saaks ei tuumajaama, ei elektrikaableid maha ära ja siis istu oma selle elektriauto otsas. Ma olen siin kusagil sotsiaalmeedias olen näinud selliseid nagu videosid, et ma alguses mõtlesin, et see on mingi nali, et kus mitte 1 Tesla, vaid seal on ikka 10, võiks öelda, nii silma järgi nagu meenutades, et seal on väga palju Teslasid, seisavad järjekorras tanklas, et saada siis lõpuks selle kaablini, mis neid nagu laeks, et järelikult see on ikkagi täiesti tõsi ja kodus ei ole võimalik seda autot nagu laadida põhimõtteliselt üldse. Peadki tanklas käima. Aga kas sa oled seda nagu, oled sa kuulnud, et keegi sellest ka niimoodi räägiks? Mina ei ole kuulnud nagu mingit, et kusjuures ma olen käinud 2 autosalongis küsimas sooviga osta elektriauto, siis on juhtunud niimoodi, et automüügisalongis ma ei saa vastuseid. Et ma juba räägin ise, et viimane koht, kus ma käisin, mul oli selline tunne, et ma küsisin, et kes kellele nüüd autot müüb. Just täpselt jääbki selline mulje. Aga ma arvan, et ega nad lihtsalt ei teagi seda. Neile ju antakse see kasutusjuhend kätte, suunised sealt tehase poolt võib-olla ka antakse kätte. Aga kuidas siin kohapeal see olukord on ja mismoodi see siin nii-öelda nagu seda autot tankima peaks, et see on juba sinu enda mure, kui sa selle auto nagu ostad omale. Et veel üks nüanss, mis tuli nagu, ma iga asjaga ennast viin rohkem kurssi on ja siis tuli jälle selline asi välja, et näiteks Toyota praegu pakub ainult 1 mudelit elektriautot ja sellel on selline pandud piirang peale, et sa tohidki laadida kuni nagu 11 kilovatti 11 kilovatise laadijaga, aga kui sa oled tähele pannud tanklates, siis seal on ju seal selle posti otsas, kuidas ma seda nimetan, mis seal siis on 50, kas oli 30, 150, vaata need kilovatt-tunni, need laadijad, nagu need võimsad laadijad, need on kiirlaadijad. Siis nüüd juhtub selline asi, et kui minul on auto pandud tehase poolt, sest Toyota annab
kui ma nüüd õieti mäletan, kas see oli 4 või 5 aastat, annab garantii. Aga nüüd see garantii konks ongi ju selles, et mul on pandud piiraja peale. Ehk siis, kui mul on 11 kilovatine piiraja peal, siis ma võin minna sinna 100 kilovatise laadija taha. Aga mul ei juhtu seal mitte midagi kiiremini, sest auto paneb ise selle stopi peale, et et rahulikumalt laeksid. Ma näen, et sul on juba juhe täitsa koos. Ei, juhe ei ole koos, ma lihtsalt järjest rohkem võib-olla nii-öelda silmad tõepoolest avanevad, et eks ma olen siin nii mõnegi enda tuttava puhul ka kuulnud, et mõni nagu plaaniks elektriautot ja mõni on isegi ostnud, aga ma ei ole kunagi küsinud, ma ei ole osanud süveneda nagu sellesse, et aga praegu sinu juttu kuulates jääb järjest rohkem nagu selline mulje, et kui sa selle elektriauto nagu ostad, siis sulle mitte probleeme ei vähene, vaid sul tuleb neid juurde ja reaalselt mugavam ja tootlikum on tõepoolest sõita kasti jalgrattaga ja nii-öelda seda juttu nagu kokkuvõttes tähendab see seda, et põhimõtteliselt on see nagu üks selline suur projekt, kus tarbijatelt võetakse selle auto ostmiseks, võetakse väga kolossaalsed summad, et need elektriautod maksavad 10 000, on ju. Võetakse see suur raha nagu võetakse ära ja reaalselt sa selle autoga nagu tegelikult oma igapäeva vajadusi katta ei saa. Jah, ta nii paraku on ja siis need, kes nagu, mina olen aru saanud, et need, kes täna nagu sõidavad ja siin aastaid tagasi, kui see Tesla tuli, et Tesla on, see on nagu sihuke staatuse märk, elustiil, et vot, ma olen Tesla omanik ja nad justkui nagu siis nad lepivad selle ebamugavusega. Et vabandust, nagu mulle täitsa see niimoodi nüüd tundub, et mina üritasin nagu endale enne selle asja selgeks teha, kui mul see kallis auto maja ees seisab, ma saan alles siis aru, et asi on natukene jama. Et mul on sihuke tunne, et need, kes täna ikkagi elektriautodega sõidavad, siis ma väga ei kuule, et nad nagu oleks siuksed rõõmsad või nagu, et miks ma nagu selle pahameele sain, et ma sain ju alguses sõimata, et miks sa sihukest juttu räägid, et elektriauto on ju hästi, et sellega on nii odav sõita. Üks tõi näite, et ta sõidab oma Teslaga detsembrikuus, läks tal elektriarve 14 eurot, sai sõita 1500 kilomeetrit. Okei. Pärast ma tegin seal arvutused ära, mis ta seal saatis, et esiteks ta ei pannud sinna juurde seda edastamistasu. Ega siis ma ei saa voolu niisama sealt kätte, ja siis läks ju kulu, ma sain sealt 29 eurot. Juba selline möödarääkimine, et nagu, tähendab, siis ma küsisingi, et kui elektriautoga on sõita põhimõtteliselt nagu ilma rahata, nagu täiesti odav, sõidad 10 eurot kuus või mida iganes, siis minu küsimus on, et miks sa oled siis tige, kui ma räägin sellest, et keeruline on elektriautoga sõita, et te peaksite olema õnnelikud elektriauto omanikud. Olge kuss ja sõitke, naerge meie peale, et me andime mingi diiselautodega. Täitsa õige, et see tähelepanek on jumala õige, jah, et ega nad keegi kiida küll, vähemalt ma ei ole kuulnud küll, jah, ise ka. Et nagu minna närvi minu jutu peale, et ma nagu tõin, mul on tunne, et ma nagu tõin need valukohad välja. Ma nagu panin täpselt nagu sinna pigistasin selle kõige valusama koha peale, sest ega kui sa oled nii kalli asja ära ostnud, keskeltläbi ikkagi korralikud uued elektriautod maksavad vähemalt 50 000. Ei ole 10 000, 50 000. Et nagu 50 000, see on ju suur raha, inimesed ostavad kortereid selle raha eest. Et midagi on minu jaoks kummastav, et sellepärast ma selle teema üles võtsin ja nagu süvenesin ja samas ma sain ka peale seda esitlust, YouTube'is oli sellel palju vaatamist veel lisaks, siis mitmeid naisterahvaid kirjutas mulle ja tänasid, et aitäh. Et umbes, et mul oli ka plaanis osta, aga ma üldse selle nagu niimoodi ei süvenenud, et keegi mulle ka midagi ei räägi. Ja kui ma pean tõdema, et ka autosalongis nagu tuli selline umbmäärane jutt, siis ausalt öeldes mul hakkas vahepeal imelik, et ma ei ole mingi autoentusiast.
ma lihtsalt tahan enda jaoks seda selgeks teha. Et noh, ei saa küsimustele vastuseid, justkui nagu iseendaga räägin seal salongis, et vot niimoodi ma ennast nagu tundsin, et ja siis ka see, et miks muga veel kirjutati, võeti ühendust meesterahvad, kes sõna otseses mõttes hakkavad sõimama. Ma nagu küsiks, et vabandust, et ma olen naisterahvas, ma palun abi, et noh, et küsin küsimusi ja arutlen nii, nagu ma olen asjast aru saanud, et mis asi see nagu on, et hakkad sõimama, et ole mees ja tule appi, paku abi, nagu räägi, on ju, et oli ka toredaid. Ma selles suhtes, et paar meesterahvast kirjutas nagu just täpselt niimoodi ilust, et seletas, vestlesime pikalt, aga ikkagi ei rääkinud ära mind, et mul oleks vaja elektriautot. Selles on küsimus. No ilmselgelt, et sinu argumente nagu ümber ei lükata. Et ma korraks viiks selle teema nagu natukene laiemaks ära, et ma siin just mõni aeg tagasi lihtsalt iseennast tabasin siukselt mõttelt, et ma olen juba nii vana, et ma mäletan igasuguseid aegu ja ajastuid ja mäletan veel seda, kuidas pidid võtma niimoodi sularaha näpu vahele, kui sa tahtsid gaasiarvet maksta, läksid gaasikontorisse. Siis järgmine oli sul telefoniarve, sa võtsid raha näppu, läksid sinna telefoni kontorisse, maksid seal ära, telegraafis maksid ära. Nii, ja sul oli elektriga oli täpselt samasugune asi iga asjaga, et sa pidid kuskile kohale minema ja maksma nii-öelda ära. Ja see oli sul põhimõtteliselt, ütleme, päeva jagu, võib-olla 2 päeva ettevõtmine, et sa kõik need asutused nagu läbi käid. Tänasel päeval on sul ju kõik on põhimõtteliselt siin nii-öelda telefoni sees. Võtad kätte, teed sips ära. Mis tähendab seda, et sul peaks ju aega tegelikkuses jääma üle ikkagi tohutult, et sa ei pea enam kuskile kohale minema, et sa saad, mina ei tea, arstiga saad suhelda, kolleegidega saad suhelda läbi interneti, on ju, läbi telefoni on võimalik inimesi igalt poolt kätte ära saada, aega peaks üle olema. Aga millegipärast jääb aega kogu aeg nagu järjest vähemaks ära. Ja vot see ongi see sama asi, et oske see elektriauto ilus, tore ja hea näeb välja, aga kasutegur on tal nagu kuidagi tundub, et väga madal ja see on jälle üks asi, mis sul tegelikult piirab sinu aja kasutamist nagu ratsionaalselt, et sa ei saa kunagi planeerida, et kas sa jõuad punktist A punkti B ja mis ajaga sa sinna jõuad ja kas sa pärast ka tagasi veel saad. Ma saan aru, et talvel on ju see probleem veel eriti suur, et kui peaks 20-30 kraadi meil nii-öelda külma olema, mis ei ole väga haruldane meie riigis on ju, et siis ju, kuidas sa ütlesid, et siis tunduvalt väheneb, jah. Sõidu ulatus võib tunduvalt väheneda, aga mis see tunduvalt siis on? Ja muideks ma jätsin veel seda ütlemata, et elektriautol see aku, mis seal peal on, seda on vaja talvel, enne kui sa sõitma hakkad, vaja soojendada teatud temperatuurini, mis võtab ka voolu ja suvel, kui on soe, on vaja teda jahutada teatud temperatuurini. Ehk siis sinna kulub ka energiat. Et see aku nagu sul seal ei... ma ei hakka neid üldse siin tooma, mis nendega võib juhtuda. Et muideks uurisin ka täpselt järgi, helistasin oma kindlustuse pakkujale, et mis siis saab, kui maja kindlustusele elektriauto tuleb majja. Et mis siis muutub on ja või mis siis on, nagu mina ise nagu küsisin. Hakkas üks keerutamine. Küsisin veel kord hästi konkreetselt, kui on garaažis elektriauto ja see laeb ja see läheb põlema. Kus ma leian need punktid? Ma tahan lihtsalt lugeda seda lepingus seda punkti, et mis siis nagu on. Vastust ei saanud, ütles, et ma panen teile meili peale mitu lehekülge seal kõik asju on ja lugesin läbi. Vabandust, aga ma ei saanud ikkagi aru, kus on see kindlalt nüüd see koht. Nii, helistasin uuesti üle, küsisin, et mismoodi see nagu ikkagi on. Et kas teil on ka esiteks, kas teil on nagu lugusid, pretsedente või mismoodi neid Eestist üle lahendatakse? Ja siis ta kuidagi seal niimoodi ümber nurga ikkagi ütles, et ei jah, et kudel on see laadija sinna pandud garaaži. Siis teil peavad olema kõik dokumendid ka selle kohta, et kas pani elektrik, kas ta pani õigesti, kas ta pani nagu kõik sellised asjad on ja
mis, mina ei ole jurist, aga mul juba oli see, et tead, lõppkokkuvõttes mul on lihtsam nagu üldse mitte seda lepingut nagu, noh, ma jään nagunii kaotaks, kui see ükskord päriselt lähekski põlema, sest et absoluutselt leiab mingisuguse punkti, mille alla see ei lähe, et kas oli nüüd auto, kusjuures seal kasutusjuhendis autol endal on ju ka mingid terve rida neid punkte, mida sa ei tohi teha. Aga kui nüüd juhtubki niimoodi, et sa ei teagi neid punkte, auto läheb garaažist põlema, maja põleb maha, siis võtab kindlustus selle autokasutusjuhend, ütleb, et kuulge, aga teil nagu oli seal juba midagi valesti tehtud, ehk ma jään niikuinii kaotajaks. Mina ei viitsi nagu, et ehk siis täna see natukene ka, ta tunnistas, et Eestis ei ole neid lugusid veel niimoodi konkreetseid, et just see, et kui ta sul kodus garaažis läheb põlema, aga meil on siin juba lood olemas, kuidas need elektrijalgrattad lähevad põlema. Pärnus põles ju terve hobuse tall maha, sest inimene läks hommikul elektrijalgrattaga tööle talli ja see ratas plahvatas seal ja kogu tall põles maha. Et siis ka mingid kommentaare kuskilt lugesin, tuli välja see, mida ma ka ei teadnud, et elektrijalgrattal on ju see, et sa ei tohi, kui sa sõidad nagu sellega punktist A punkti B, sa ei tohigi seda kohe laadima panna, sest see aku kuumeneb üle. Siis lõpuks ma tahan ju selle rattaga nagu õhtul ju koju minna, millal ma siis selle nagu, tähendab, mul on nagu sa enne ütlesid, et justkui elu peaks minema lihtsamaks. Kõik asjad lähevad nagu keerulised. Ma olen lõpuks nagu mingi tuumafüüsik, ma pean teadma mingid aku põhimõtteid või elektrik olema, et mitu amprit majja tuleb, et ma tahaks rahulikult elada. Ilmselgelt on see selle asja mõte ju, et inimeste elu nagu lihtsamaks teha, nii-öelda loodussõbralikumaks ja tehnika ja tehnoloogia areng peaks ju tegema inimese elu nii-öelda nagu lihtsamaks ära, aga see on tõepoolest, tuleb välja, et see on vastupidi kõik, et kindlustusfirmad ei tea, et siis on niimoodi, ostad selle elektriauto ja kui peaks juhtuma õnnetus, oled sa autost ilma, sa oled oma elamisest ka ilma ja kõik sulle ei maksagi midagi. Mulle just kangastus kohe niimoodi silme, et mul on siin, õigemini oli naabrimehel oli elektriauto, et ma hetkel ei teagi, mis autoga ta sõidab, aga tal oli mingit tüüpi elektriauto oli tal ja ta tihtipeale niimoodi ajas, meil on kortermaja, ajas siia nii-öelda hoovi auto ja siis ülevalt teise korruse aknast ajas nii-öelda nagu kaabli välja ja pani siis kuskile sinna auto külge. Aga ma saan aru, et ega see ei olegi nii-öelda vist väga lubatud tegevus sellisel juhul, et kui peaks midagi juhtuma, siis ega keegi sulle ei maksa seda kinni ära. No ja sellega hakkab ilmselt väga suured jamad, mida me täna nagu ei tea, sest see kõik on ikkagi sihuke üsna uus, et ka need kindlustusjuhtumid ja asjad, et kõik see teema nagu, millest ei räägita, ehk siis ma tundsingi seda, et mina ei julge osta veel ja ma ei tea, mis toimub järelturul. Kui ma vaatan nagu seda sellist nagu üldpilti, Auto24 vaatan, et mis seal siis nagu on ja siis on nagu kahte tüüpi järelmüük on elektriautodel, et kas nad on, uhiuusi ma ei arvesta, vaid kas nad on seda siis 10-15 000 sõitnud, mis minu jaoks võib-olla jätab selle tunde, et äkki inimene sai aru, et mul ei sobi elektriauto, müün maha. Ja siis järgmine on nüksed 5-60 000 läbisõiduga autod. Et mis nendest nagu saab? Kuulu järgi ma nagu siit-sealt kuulen, et ega see aku laadimine, nüüd tulebki see koht, et kui sa veel nagu jutumärkides ebatervislikult seda akut kogu aeg laed, näiteks käidki seal tanklas kogu aeg kiirlaadijates, see aku saab otsa ja kui elektriautol saab aku läbi, saab nii-öelda otsa, see kasutus, akudel on ju see kordade arv, laadimiskordade arv, nagu LED elektripirnid on nii palju, kui sa plõksid, siis ühelt maalt saab läbi. Et laadimisel see sama on, et võib juhtuda, et ma ostan järelturult elektriauto, aga sellega sõita saan, puht niisugune majanduslik risk, mina ei julge, ma lihtsalt nagu ei julge naisterahvana, et ma ei tea sellest, et
mis seal teha või kuidas teha. No mõni kuskil kommenteerib, et paned siis nii ja nii ja nii on ju, et sorry, ma ei ole elektrik. Ma ei tea, mis osad panevad nagu endale majadesse need vanu elektriauto akusid nendeks päikesepaneelide pankadeks. Aga meil on Eestis juba lood, kus maja on maha põlenud. Pärnus jälle põles siin üks maja, ma ei tea, 6 aega tagasi või. Et mingisugune lühis kuskil on, et seda janti on nagu nii palju. Jah, ma siin praegu kuulan sind, et kui peaks tõesti mingi probleem selle autoga olema, siis ega ausalt öeldes mina ei tea ühtegi remonditöökoda, kuhu võiks minna nii-öelda elektriautoga nii-öelda, et kuule, et mul mingisugune jama on. Et see on, see võib tunduda selles mõttes selline hästi keeruline. Jah, ja teine asi on nende seesama akude eluliga, et meil ju siin, kas on äkki mingi 10 aastat tagasi umbes tulid ju sellised sinised, pisikesed miniautod, jagati neid maakondadesse nii-öelda laiali sinna sotstöötajatele. Ja nüüd on muidugi nende autode eluiga on läbi saanud ära ja siin on juba paar aastat on neid siis järelturul nii-öelda nagu müüdud. Aga seda olen küll kuskilt nagu trehvanud, et ta on pisikene auto, ökonoomne auto on ju. Aga kui sa selle auto ostad, on ju, jah, maksad seal mingisuguse väikese kopika, aga selleks, et seda akut välja vahetada, siis on põhimõtteliselt odavam on uus auto osta. Jah, need väiksed autod, mida sa silmas pead, mis nad olid, siis kui ma mäletan, siis minu arust ma vaatasin järgi nende, kusjuures nende aku mahutavus oli kas 32 kilovatti, et need töötajad, kes pidid nende autodega sõitma, et need ei sõitnud sul ilmselt ka 100 kilomeetrit nagu päris tõsiselt ja kuskilt oli ka keegi intervjuud andis, ütles, nad ei lähe ju talvel soojaks ka, et siis nad külmetasid käpikud käes, sõitsid sotstöötajad ja kes neid kasutasid, et nendel autodel oli see aku ka nii väike, et nüüd need akud lähevad suuremaks, aga kuidas sa neid laed? Väga tore, autotootjad arendavad neid akusid, et seal, mis need olid, Porschel on seal juba suured akud, aga sellest pole tolku. Esiteks ei jõua seda kodus laadida, teiseks mul ei ole seda voolu kuskilt võtta. Ja mis me siis nagu teeme? Mind nagu ajab nagu täna sedasi nagu, miks ma sellest räägin, ongi see, et me teeme siin plaane, et kusjuures 2030 on meil ju üldse taastuvenergia, tuul ja päike. 2030. Nii. Siis 2035 elektriauto, kus elektritarbimine kasvaks 46%. Siis miks ajada sellist jampsi? No, vot, see on väga õigustatud küsimus, et kellelegi on ju see asi nagu kasulik. Esimene kohe, mis pähe torkab, on kindlasti automüüjatel on väga hea meel, nemad saavad ja autotootjad, et nemad saavad nii-öelda oma raha kätte. Aga mis see vaene inimene peab tegema? Et sinu juttu kuulates mul tuli üks vana hea nii-öelda nali nagu autodest meelde, et müüja auto suhteliselt heas korras, asub maapiirkonnas, bussipeatus on lähedal. No võt. Jah, et see võib muutuda meie selliseks reaalsuseks tõepoolest, et kui nagu elektriautodega on nii suure probleemid, et minul läksid ikka mitmeid kordi nagu kulmud väga kõrgele ära, kuigi ma olen mõnda sinu ettekannet nii-öelda nagu kuulanud, aga mitte kõiki neid, et selles mõttes need probleemid on ikka väga suured ja kallid sõbrad, et selleks, et oma elektriautot koju osta, te ikkagi mõelge nagu kordades järgi ja uurige samamoodi nagu Siiri on näpuga ajanud igasugustest juhenditest järgi elektrikute käest nagu nõu küsinud ja võib-olla tuleb isegi Eesti Energia poole pöörduda, et kuidas mul on võimalik üleüldse selle elektriautoga sellises kohas toime tulla, kui mul on tõesti vaja jõuda punktist A punkti B. Vot, et selline väikene võib-olla kokkuvõte meil tänases saates sai. Esimene saade saab meil siis täna läbi ära. Aitäh, et kuulasite. Aitäh, et vaatasite. Hea meelega vastame võib-olla ka küsimustele, kui meil järgmisel korral see võimalus tekib. Et eks esimene saade on ikka selline, kus kõik tehnilised nüansid ei ole ju veel selged. Aga plaan on meil selline, et kindla peale igal teisipäeval õhtuti
minuti tuleme me uuesti eetrisse ja uute külalistega, nii et püsige lainel, pange kanal meeldivaks ja kohtume juba järgmistel kordadel. Aitäh, Siiri, et sa sellise toreda loo rääkisid meile nii-öelda võib-olla küll natukene halvas võtmes, aga siiski toreda loo, hoopis teine vaatenurk, kuidas tänasel päeval siis vaadata elektriautot kui sellist toredat tarbeeset, mida siis põhimõtteliselt kasutada ei olegi võimalik. Aitäh sulle saatust. Ja aitäh kutsumast. Aitäh ja kõik head kõikidele.